Tere tulemast saatesse, Epp Riimägi. Tere! Tere kõigile! Tere ka minu poolt. Ja alustame siis ikka traditsioonidega, et teeme kuulajatele selgeks, et kuidas saad sina aru mõistest tänulikkus. Mida see sinu jaoks tähendab? Tänulikkus on minu meelest märkamine ja väikeste asjade märkamine. Ja minu meelest me saame oma sellist heaolu ja õnnetunnet suurendada just selle kaudu, et me oleme tänulikud ja me saame seda kasvatada. Sellega ma olen väga nõus, et meil saab nüüd 2 hooaega salvestusi tehtud ja see tänulikkus on mõõtmelt hästi palju muutunud meie jaoks ka. Aga kas tänutunne paneb sind ka tegutsema? Et tänutunne võib olla vabalt motivaator, et ma tahaksin justkui kogeda seda tänulikkust veel ja veel ja veel ja samas kui inimesed ütlevad, et nemad on tänulikud näiteks mulle millegi eest, siis ma tunnen, et ma tahan rohkem panustada, rohkem teha. Et see tänulikkuse mõõde ei ole ainult seal tänulikkuse sees, vaid see palju laiem, et kogu ühiskonda saame me tegelikult tänulikkusega mõjutada. Mina olen ka selles mõttes nagu tähele pannud, et see emotsioonide pool, et kui me oleme nagu materiaalses elus nagu harjunud sellega, et kui mul on 2 õuna ja ma annan selle ühe ära, et siis mina saan vähem. Aga vaat see emotsionaalne pool on just see vastupidi, et kui ma midagi kogen ja jagan seda, siis see nagu võimendub, et mitte mul ei ole enam 1, vaid mul on 2, eks ole. Et tekib just nagu vastupidine efekt.